Rääkige meile, mida siis kõik Vana-Pirita tee rekonstrueerimisel ära tehti? Hakkame siis sellest kohast peale, kus me praegu seisame. Kes mäletab siis nendel kordadel, kui laulupeol vihma kohutavalt sadas, viputas siin täiesti tänaseks. Ma arvan, et oleme selle likvideerinud. Näete, panime siia uue asfalti maha, siin on korraldatud parkimine. Peale kõige muu siis Vana-Pirita tee, umbes 1 kilomeeter. Valgustuse vahetasime ära, loomulikult asfalti vahetasime ära, äärekivid tõstsime, tegime üle 30, vist oli 37 parkimiskohta autodele. Peale seda jalgrattatee siia siis Pirita tee ja Vana-Pirita tee vahele. Nii et kogu see üritus läks meil paari miljoni ümber maksma ja seda ei ole vähe, aga ma arvan, et see on päris korralik asi, mis siit välja tuli ja siin on kindlasti väga mõnus jalutada ja õhtul ma sõidan seda teed mööda koju, on see väga ilus koos valgustusega, nii et väga mõnus koht. Mainisite, et rattateed, et nüüd saavad rattateed ka siin Pirital kesklinna vabalt sõita. Jah, mulle just Postimehe ajakirjanik, kes elab siin Pirital, ütles, et see oli ainuke jupp veel, mis temal puudu oli, nüüd saab tema läbi kesklinna rahulikult sõita töö juurde ja mida ta kasutab nii suvel kui talvel, nii et mul on hea meel selle üle, et saime ka siis tema jaoks selle viimase juppi, aga ma loodan, et jalgratturid siis kasutavad ka seda tublisti.